ahoi inimesed, Vabariigi Valimiskomisjon on jätnud veel kinnitamata valimistulemused, aga koalitsioonid sünnivad ja olen täna kutsunud Rae valla värske koalitsiooni siia Rae kultuurikeskuse taskuhäälingu stuudiosse ja tere Kerli, tere Andrus ja tere Aliina. Tervist. Koalitsioonileping sõlmiti vist eelmine nädal ja mis seisus me praegu oleme? No me oleme praegu sellises ooteseisundis. Tõesti, riigi valimiskomisjon ei ole ära kinnitanud valimistulemusi. Ehk siis see võiks juhtuda järgmise nädala algul, peale mida siis meie enda valimiskomisjoni esimees Martin Min saab kokku kutsuda esimese volikogu, kus siis saaks ametisse määrata Andruse volikogu esimehena, kuulata ära praeguse vallavalitsuse tagasiastumispalve ja seejärel Andrus saab 5 päeva jooksul kokku kutsuda uue volikogu, kus siis saab nii-öelda kogu volikogu aparatuuri tööle panna, komisjonid nimetada, esimehed valida, aseesimehed valida ja seal hulgas siis vallavanema ja vallavanem saab nimetada abivallavanemad. Siis saame alles tööle hakata, nii et see juhtub kuskil detsembri keskpaigas. Okei. Enne seda, kui me selle taskuhäälingu asjad kokku leppisime ka kokku selles, et ma panen sellise teie foto sinna ja lasen inimestel küsida küsimusi. Et mis peale seda koalitsioonilepingut neil nagu tekkis. Et ma pean teile tunnistama, et neid küsimusi nende piltide alla erinevates foorumites ja mu enda seinal väga palju ei tulnud, küll aga saadeti mulle Messengeri erinevaid küsimusi. ja eks see räägi ka midagi, aga alustamegi nendest küsimustest. Ma tahan kohe ära öelda, siin ei ole mitte ühtegi minu küsimust. Minu küsimus on viimane küsimus ja see on ka pigem nagu selline võimufilosoofiline küsimus. Aga et läheme siis nende küsimuste juurde. Ja te võite kõik nagu selles mõttes, et kuidagi kommenteerida neid, et esimene asi siis. Et siin on kuidagi siis vihje nagu parempoolsetele, et parempoolsed lubasid siis nagu tõhusamat valla juhtimist ja kulude kokkuhoidu. Ja nüüd siis tuleb välja, kui me koalitsioonilepingut vaatame, et meil 3 abivallavanema asemel tuleb nagu 4 abivallavanemat ja tegelikult olgem ausad, et viimased pool aastat vist tegelikult on üldse 2 abivallavanemat olnud, et vallavanem on täitnud 1 abivallavanema kohustusi. Ja see küsimus on selles, et kust te selle jaoks raha võtate? Jaa, kuna küsimus oli parempoolselt, siis ma alustan, et kõigepealt võib-olla volikogu seisukohast, et on selge, et volikogu töö muutub oluliselt efektiivsemaks. Me oleme otsustanud, et senised 15-liikmelised volikogu komisjonid muudame ka 12-liikmeliseks ja sealt tuleb suisa vallale 1500 või ligi 1500 eurot kuus kulusäästu. Lisaks on koalitsioon otsustanud, et ka ainuomandis olev nii-öelda vallaettevõtte LVSO nõukogu kohtade arv väheneb 7-5. Nii et ka sealt tuleb selline 600 eurot ikkagi kokkuhoidu igakuiselt. Ja lisaks, mida me oleme koalitsioonis kokku leppinud, on ka, et valla valitsuse nii-öelda poliitiliste ametikohtade kulu ei tõuse ja seal on ka Kerli väga selgelt välja öelnud, et valla nii-öelda autod kaovad ja mis võib-olla on tähelepanuta jäänud, et ka poliitiliste ametikohtade palk ei tõuse järgmisel aastal. Et 4300 eurot nagu ta on, nii ta jääb? Jah, see on see meie kokkulepe. Oskate te kuidagi kommenteerida, et miks te üldse sihukesele otsusele jõudsite, et sotsiaal ja kultuur ja siis haridus ja sport ja noorsootöö, et võiks olla eraldi? Kui sa praegu kuulsid seda jada, mida sa lugesid ja teades, et meil on tegelikult väga lasterikas vald, siis ütleme, et haridusvaldkond tervenisti vajab sellist ütleme, rohkem tähelepanu tegeleda erinevate teemadega, mis puudutavad allasutusi, aga ka noorsootööd ja teine valdkond, selles sotsiaalvaldkond, mis iseenesest on päris suur, mille alla kuulub ka lastekaitse tegelikult, eks ju. Siis see vajab ka eraldi tähelepanu ja täna me teame,
ütleme, et on neid kitsaskohti, millega nagu tööd teha on ja puhtalt sellepärast, et see on tegelikult kulude selline tõhus juhtimine, et meil on sama raha eest inimesi rohkem, kes jõuavad süvenenult erinevate valdkondadega tegeleda ja kõik saavad rohkem tähelepanu. Ma mäletan seda, et kui ma Rae valda tööle tulin, siis olid ainult abivallavanemad, et osakonna juht ei olnud ja tegelikult need osakonna juhid nii haridusse, sotsiaali, küll mitte kultuuri ja siis noorsootöösse ja sporti, et selles mõttes, et võetigi just sellepärast, et siis poliitilistel abivallavanematel oleks nagu kuidagi kergem opereerida, nagu et samas, Alina, sina hakkad nüüd kultuuri ja sotsiaali abivallavanemaks, et seal oli üks siuke nupuga küsimus, et kas nagu kultuur ja sotsiaal on nagu siuke nüüd nagu siis nagu siuke mingi kindel valdkond. Et ma ise mõtlesin selle peale, et mõeldes kõikidele nendele kirjanikele, kunstnikele, heliloojatele ja nii edasi, et nad kõik on vaesusriskis, et siin on kõik nagu, ja põhimõtteliselt, et see on nagu siuke, et neil on raske elu, aga kuidas tundub nagu abivallavanemana või see kaks valdkonda, et see on ei, ma ei arva, et kultuur peaks minema nii-öelda sotsiaalse abivajaduse alla. Need natukene on tõesti erinevad, mõlemad sisaldavad endas tegelikult tööd inimestega ja lisaks sotsiaalile ja kultuurile on ka minu valdkonnas külaliikumine, kogukonnatöö. Just, kogukonnatöö. Et see, et nad on kõik koos, ei tähenda, et need tuleks kuidagi ühildada või kokku panna, et nad jätkuvalt on eraldi seisvad kategooriad, eraldi seisvad valdkonnad, et lihtsalt nad lähevad nüüd ühe abivallavanema alla. No minu ütleme selles mõttes, kultuurivaade on nagu lihtne, et mulle tegelikult endale meeldib ka, et võib-olla me saame siukest, kuidas öelda, rohkem tähelepanu, et võimu poolt, et me saaksime kommunikeerida nagu neid oma valdkonnas olevaid väga tõsiseid tegelikult probleeme, olgu see infrastruktuuri probleem, olgu see töötajate palgad nagu, et see personali probleemid, nii et selle koha pealt mul ei ole isegi nagu midagi nagu väga vigiseda, lihtsalt ma jäin kuidagi mõtlema inimesena selle peale, et seesama see raha osa, et selles mõttes, et kui me vaatame seda, et see 4300 tähendab tööandjale 5800, et lööme selle summa summarum kokku, saame seal kuskil ligi 70 000 eurot aastas nagu selle abivallamana koha peale, siis et see katmine praegustes rahalistes tingimustes saab olema siuke keeruline. See oli muidugi väga huvitav, et ma ei teadnudki, et volikogu komisjonidesse kuulumine tähendab mingit rahalist hüve. Ma mõtlesin, et kõik tahavad seda tasuta teha ja vabatahtlikult. Kui käiakse komisjonidel kohal, siis see tähendab rahalist hüve. Okei. Nendesse detailidesse me saame kindlasti minna kuskil poole aasta pärast. Et siis, kui on olnud kõigepealt punkt 1 100 kriitikavaba päeva ja punkt 2 on see, et kui te olete sisse elanud ja tegelikult näete ka seda eelarve köögipoolt. Aga läheme siit edasi. Üks inimene küsis, et millal on Rae valla küladel lootus saada optilise internetikaabli ühendus. Kas keegi oskab? See minust on sellest päris palju räägitud siin vallas. Jaa, et kuna minul on juhuslikult olnud võimalus telekommunikatsioonisektoris 25 aastat töötada, siis ma vastan sellele küsimusele, et kõigepealt, mis puudutab valla tiheasustusalasid, loeme seda siis Põhjapiirkonda, Peetrit, Järveküla, siis ma usun, et tehes head koostööd, just kui vallavalitsus teeb head koostööd sideoperaatoritega, siis sinna see optiline kaabel ka tekib, et me oleme ka rõhutanud, et see proaktiivsus on just oluline, et vald ühelt poolt annab oma arengusoovidest teada sideoperaatoritele, teistpidi, kui tõesti see soov investeerida, olgu see sidemast või optiline kaabel sideoperaatori poolt tuleb, siis tõesti need planeeringud, ehitusload võiksid olla prioriteet 1 vallavalitsusel. Teine vastus sellele on see, et olles ka kursis tehnoloogia arenguga, siis kui veel
ütleme 10 aastat tagasi tundus, et fiiberoptilise kaablile ei ole konkurenti interneti kiiruse ja kvaliteedi mõttes, siis tänasel päeval võib küll öelda, et vaadates 5G ja 6G võrkude arengut, siis võib-olla see 3 või 5 aasta pärast umbes ei olegi enam teema, et pigem tulevad ka uued tehnoloogiad peale, mis kindlasti ei nõua maa üleskaevamist ja kaabli paigaldamist. Okei. Üks asi veel, mida vald saab teha, et kui on mingisugune kapitaalremont ikkagi mingil teel, kuhugi Lõunakülasse näiteks, et siis kindlasti pakkuda sideoperaatoritele välja, et selle raames paigaldada ka kaabel ära, et see on nii sideoperaatorile kui vallale kindlasti kõige odavam lahendus. Et teha ka selles mõttes koostööd sideoperaatorite. Okei. Ma Kerli küsin sinu käest seda nüüd kohe täiesti, et milline on uute juhtide selge plaan laste ja kohatasu osas? Et vaatame, otsime võimalusi, ei ole selge plaan. Kas laste ja kohatasu tõuseb jälle 1. jaanuaril 2026? See on ikka väga konkreetne küsimus. Ei tõuse. Ei tõuse. Lahti indekseerimine tuleb. See on... Aga te jõuate teha ära selle lahti indekseerimise? Lihtsalt selle mingi, Jah, see jõuame. Peame jõudma. Peate jõudma, selge. Eks see on meie, ütleme, tööle asumisel kõige esimene asi on, eks ju, eelarve volikogus hakata menetlema ja see on esimene töö, mida me teeme, et nii, et esimese lugemise tahaks teha selle aasta lõpus. Aga sul oli veel küsimus, kas me langetame? Võt selles mõttes, et sa võid selle siia lisada, kas te langetate? Langetame. Langetate. Leiame ka võimaluse langetada. Kas te olete selle langetamise hinna ka nagu välja arvestanud? Küsimus on palju me langetame, eks ju. No näiteks ütleme, kui te praegusest langetate ta näiteks 100 euro peale. Kas te olete kuidagi arvestanud ka enda jaoks mingid sellised rehkendusi teinud? Nii. Oleme. Ja palju nad on? No oleneb jällegi summast, et kui näiteks 100 euro peale, siis see jääb umbes 600 000 kanti, kui seal 120 euro peale, see jääb 235 000, ümardades. Et kõik need iga nii-öelda see aste, mida madalamaks minna, siis see summa väga palju suureneb. Et kui saab sinna eelarve sisusse täpsemalt sisse minna, siis saamegi välja arvutada, et mis see võimalikkus on. Nii et te peate nagu põhimõtteliselt praegu vaatama seda järgmise aasta eelarvet ja sellest järgmise aasta eelarvest siis saate siis nagu teha nagu selle arvestuse, et palju ta võiks langeda. Et kus te leiate seda rahalist lõtku näiteks, ütleme siis. Just, ja tuleb arvestada ka seda, et see on püsikulu. Et ainult järgmise aasta mitte ühekordne. Ja teine asi, et see lahti indekseerimine ka juba järgmisel aastal hoiab circa 200 eurot vanemate rahakotist kokku ühe lapse just. Väga hea. Aga Aliina, läheme siit kohe võib-olla edasi, et selles mõttes, et siin üks murelik Rae huviala kooli õpetaja tõstatas küsimuse Rae huviala kooli õpetajate töötasud ja ta toob välja, näiteks ma olin jälle väga üllatunud, ma ei teadnud niisugust asja, ma arvan, et Rae huviala kooli õpetajatel on kuidagi õpetajatega nad palgad indekseeritud või et siin on näiteks, et ta toob välja selle, et huviala kooli magistriharidusega õpetajatel on juba mitu aastat töötasu väiksem kui isegi lasteaia abiõpetajal. Päris huvitav nagu, et rääkimata siis nagu sellest üldhariduskooli õpetajatest nagu, ja eks tegelikult see teema natuke puudutab ka ju noorsootööd, et kus ei ole kõik asjad väga hästi nagu, et meil on tegelikult seal väga liikuv kaader, et minu arust kõige rohkem töö otsimist ma leian nagu Rae noortekeskusel nagu, et ja ka kultuuris ei ole meie palgad nagu ülemäära nagu toredad, et kuidas see nüüd eeldab jälle seda, et te saate vaadata sinna eelarve sisse, aga see küsimus on selles tahtes, et kas teil see tahe on olemas? Jah, pool vastuste vastasid ära, et kõik oleneb sellest eelarvest. Kas tahe on olemas? Ma usun, et ma võin väita meie kõigi eest, et tahe on see, et nii sotsiaalkultuur kõikides valdkondades see teenus oleks hea ja tugev, aga selleks meil ongi vaja motiveeritud inimesi. Mida rohkem meil on tööjõu liikuvust, siis see tihtipeale toob sellise järjepidevuse katkemise, mis on alati probleemiks. Tahe on olemas, aga peame numbreid vaatama, mis on võimalik.
hariduse kuludeks ju meil eelarvest on ühed suuremad ja täna ka õpetajate palgamudeli väljatöötamine on käimas ja sellega me kindlasti läheme edasi ja vaatame sinna sisse ka, kui meil on võimalus, et meile seda mudelit nagu tutvustatakse. Ma olen praegu väga, vähemalt nii palju, kui ma allasutuste juhtide suust olen kuulnud, et nad on väga negatiivselt meelestatud selles uue palgamudeli väljatöötamisse. No vot seda peab ennem saama sinna sisse vaadata, et ilmselt see esimene koosolek, mis toimub nende koolijuhtidega, et seal antakse teile ikkagi selge sõnum ja signaal nagu, aga siin nagu teie enda nagu siis selles koalitsioonilepingus oli ka see, et õpetajad ja tugipersonal, et loome haridusasutustes motiveeritud töötingimused ja arenguvõimalused, et minu arust meil ju need töötingimused nüüd nende ruumide näol, kõik on uued hooned, kõik näeb hea välja nagu, et see õhk on ju puhas ja ventilatsioon töötab ja soe on, et see valgus on nagu hea, et see on nagu olemas, aga mis need motivatsiooniprogrammid võiksid olla või kui te arutasite omavahel seda, et mis need võiks olla? Vaata, nii kui sa mäletad, ma ükskord ka ühes varasemas podcastis rääkisin, et ma mitte ise ei mõelnud neid punkte välja, vaid ma küsisin inimeste käest ja sain tagasiside, kui ma seda programmi kokku panin. Ja seal õpetajad ka väga selgelt ütlesid, et üks asi on jah, tõesti see ilus maja, aga ütleme ka see inimesed ise nagu loovad selle maja olemuse ja sisemuse, see hea atmosfäär tööl käia, see, et sa oled märgatud ja tunnustatud osa sellest. Öeldakse, et vallavalitsus on kaugeks jäänud, on nemad ja meie, aga me peaks rääkima sellest, et me oleme kõik meie, et see on nagu üks tervik, on ju, et seda on vähe ja teiselt poolt siin ka erinevad õpetajad nii Järveküla piirkonnas kui Jüris on öelnud, et miks mitte, et täna meil on näiteks võimalus ujumas neil käia, aga nad tahaksid ise valida seda võimalust, kas nad lähevad jõusaali või lähevad nad ujuma või teevad nad joogat, on ju. Noh, kas see on mingi stebi variant, eks ju, neid asju peab nagu nendega koostöös arutama, aga tegelikult selliseid, need ei pea olema väga suured muutused. Tihti võib-olla see hea tööõhkkond, piisaval määral tunnustust, märkamist ja veel mõni väiksem asi ka, kuigi tegelikult ka oodatakse lihtsalt võib-olla ka lihtsaid asju, mõnel juhul ka mingites protsessides selgeid kordasid asju, kuidas süsteemselt asju teha, et oleks selgus, siis on ka inimestel rahulik tööd teha, nad teavad, kuidas asjad nagu peavad olema ja kõik on nagu ühetaoline. Ja sa nagu toetud nende inimeste informatsioonile, et praegu antud momendil see nii ei ole? Olen saanud neid signaale, jah, et sellest, millest puudust tuntakse. Okei. Võib-olla siin nüüd ühistranspordi lahendused, et mis puudutab Jüri ümbrust, et mina, kes ma kasutan ühistransporti, käin Tallinnast Jürisse ja Jürist Tallinnasse, ma ei näe üldse nagu mingit probleemi, minu arust on siin väga hea bussiliiklus nagu, et ei ole üldse kuidagi ükstapuha, mis kell ma tahan minna, ma saan minna, bussid on enam-vähem niimoodi pooltäis, et ei haise, koledaid inimesi ka ei ole, aga ma kujutan ette, et kui ma elaksin näiteks kuskil natukene kaugemal, et ütleme näiteks, et ma peaksin tulema kuskilt, no näiteks Patikalt bussi peale. Ja kas, see peaks vist toimuma kuidagi, ma saan aru siis see, kes seda ühistranspordi teenust nagu pakub, on ju, et Harjumaa liinid või kes on? No üks pool sellest on see jah, et ütleme sellistes, et Alevikest oleks piisavalt hea ühendus Tallinnaga, on üks pool, mida saab Transpordiametiga koostöös edasi ajada, mida me teeme ka. Aga nüüd on see siseliinide küsimus tõesti on ju, sest meie siseliin ei sõida suvel 3 kuud, koolivaheaegadel, see piirab eakate või nende inimeste liikumist, ka noorte näiteks erinevate noortetegevuste juurde jõudmist. Et see on küll olnud üks pool sellest, mida me soovime üle vaadata, see on kindlasti üsna kulukas ka. Aga muidugi ei saa lubada, et hajaasustusega piirkonnas hakkab iga poole tunni tagant buss minema, aga kui need tingimused saaks paremaks ja ühildada valla erinevaid teenuseid, tegevusi sotsiaalkeskuses või kultuurimajas on ju kuidagi nende või seal perearsti aegadega, siis see oleks juba minu meelest nagu suurepärane samm edasi. Et seda me oleme ka omavahel arutanud koalitsioonilepingu kõnestel ka, et needsamad, et inimesed saaks rohkem kultuuri nautima, sporti tegema, liikuma hajaasustusega piirkondadest, et see on tegelikult väga oluline. Ja võib-olla lisaks veel, et siis on mida vald saab teha, arendada koostööd Tallinna linnaliinide pikendamisega, et kas siis Uuesallu näiteks või siis üks teema, mis meil on ka koalitsioonilepingus, on
linnaliini pikendamine läbi Peetri järve küla Assakule ja teatavasti on sinna tulemas ka tulevikus Rail Balticu peatus ja sinna tekib loogiline liiklussõlm, kuhu saaks rajada sõida- ja parklad ühelt poolt, et inimestel on valik, et kas nad tulevad autoga sinna, istuvad linnaliini peale, kas nad tulevad siseliiniga sinna, istuvad nii-öelda linnaliini peale ja tulevikus on sealt võimalik nii ka Rail Balticust maha tulla ja ka peale minna. Ma seda kultuuriteemat me oleme nagu katsetanud, et saanud sõnumeid näiteks Vaidalt või Lagedilt, et et võiks olla ju mingi buss võiks tulla, et meil on mingi teatrietendus, teatrit meil on ju päris palju, et aga üldiselt see on kuidagi alati lõppenud nagu fiaskoga, et kedagi väga ei ole huvitatud. Ja seal on paar korda olnud täiesti sellised situatsioonid isegi, et paar inimest tahaks tulla. Ja siis ma olen öelnud, et kuule, et tegelikult võiks ju teha seda, et meie mingi töötaja lihtsalt läheb ja toob nad autoga ära, et et kas me peame hakkama võtma selle jaoks, näiteks rentima mingit bussi, et see tundub mulle kuidagi natuke keeruline. Ja tead, eks see harjumuse jõud on seal taga ka. Paraku on nii, et enamus piirkondi, keda see puudutab, nemad juba ise peavad hakkama saama, neil on üldiselt enda transport ja see võtab nagu aega. Ma olen alati mõelnud, et see on ka natukene selline kogukondlik teema, et selles mõttes, et iseenesest ma näen ju nendes erinevates gruppides kogu aeg seda, et müüme sulle liha ja tule joogatrenni, aga ma ei näe mitte kunagi seda, et tere, olen Asta, 63 aastat vana, tahan homme minna Rae kultuurikeskusesse vaatama teatrietendust, kas keegi tahaks muga kampa tulla, või kas keegi sõidab siit poolt, et läheme koos, et selles mõttes, et iseenesest see on väga lihtne ju tegelikult. Küsin sellise küsimuse. Lasteaia teema. Eralasteaed, munitsipaallasteaed, siin on üks inimene pannud isegi täiesti konkreetselt sellise teema, et see kohtute teema, me mäletame seda Pealtnägija saadet, see praktika, et ühest küljest ma mõistan, et see lasteaedade temaatika on nüüd natuke maas, et meil need lasteaiakohad on vist olemas, et vist on tekkinud isegi see situatsioon, et ei olegi neid, et järjekorda nagu ei olegi. Peetri piirkonnas veel on järjekorda, aga tõesti teistes piirkondades see saab järjest maha, nii et ütleme see kohtus käimine läbi sellega juba iseenesest see probleem hakkab lahenema. Küll aga need, kes täna veel on ja kellel see mure on, siis meil on tõesti Oleks Kuusk on teinud määruse. Meil on soov see volikokku tuua, see vastu võtta ja selle alusel saab luua komisjoni, kes saab menetleda neid lapsevanemate nii-öelda pöördumisi, vaadata sisse, mis lepingud neil on, kuidas need tehtud on, kas huviharidusele, toidurahale eraldi või koos ja siis selle järel see kompromiss üheskoos leida. Okei. Ma küsin seda, et Rae mõisa kooli ei ole koalitsioonilepingus. Ma laiendaks seda teemat kogu investeeringute teemale ja millest me alustasime täna oli põhimõtteliselt ju see, et valimiskomisjon ja Riigikogus teeb demokraatlikke protsesse ja see võtab veel vähemalt siin nädalapäevad või 10 päeva ja sealt edasi läheb veel paar nädalat, et uus vallavalitsus saaks nii-öelda ametisse. Loodetavasti see detsembri keskel ennem jõulu juhtub, aga miks me investeeringuid sinna sisse ei kirjutanud on väga lihtne põhjus, et me tahame saada lõplikult pilti Rae valla finantsseisust. Me tahame saada väga täpselt ülevaadet finantsvõimekusest. Meil on täna info, et finantsvõimekus teha uusi investeeringuid on viimase piiri peal või minimaalne. Ja see on ka põhjus, miks me investeeringuid ei käsitlenud meie koalitsioonilepingus. Kirjutasime väga selgelt sisse, et saada ka täisülevaade, tellime 3. osapoolelt sõltumatu auditi valla finantsseisule ja peale seda, kui see on valminud, me saame järgmisel aastal vaadata läbi vastavalt valla finantsvõimekusele, milliseid investeeringuid ja mis ulatuses me suudame teha. Ja selleks valmib ka järgmisel aastal uus eelarvestrateegia koos investeeringukavaga. Finantsaudit minu teada maksab midagi, palju see maksab? Ei ole veel ülevaadet sellest, aga kindlasti me hakkame pakkumisi võtma ja saame võib-olla järgmine kord sellele vastata. Okei. Isiklik küsimus, et või isikute keskne küsimus, et Pökler
et parempoolsetel on olemas Ene-Li Niinepuu, kes on valdkonna ekspert, aga võib-olla see on nüüd natukene nagu laiem küsimus, mis siin ka nendes teistes punktides läbi jooksis, et Priit Põldmäe. Ja võib-olla, siin saavad nüüd Kerli ja Andrus koos vastata, ja võib-olla see, et Raul Siem, et mina olin väga üllatunud, kui ma sain teada, et Raul Siem kuulub Isamaasse. Et ma sain tänu koalitsioonilepingu et siin ongi nüüd kuidagi, et mis, et siin on väga ma olen hästi segaduses. ei pea üldse segaduses olema. Seda meeskonda kokku pannes, siis eelkõige me vaatasime, et seal oleks kogemust. Seda on kahtlemata Raulil, kes on olnud vallavanem, IT-minister, ta on ka teisi suuremaid valdkonni ettevõtteid juhtinud. Me vaatasime, et seal oleks nii-öelda neid uusi inimesi, uusi tuuli, kelle puhul mul on hea meel, et Liina oli nõus meeskonnaga liituma. Marju Aulaid, kes on olnud tegelikult Harkus Viimsis abivallavanem. No suurepärane, Jõelähtme kaotas, aga Rae võitis, sest seal Jõelähtmel ta kandideeris vallavanemaks, eks ju. Et kui seda nagu kooslust vaadata, siis ja Ain, kes on olnud pikalt, eks ju, 4 aastat opositsioonis ja ma ütlen ausalt, olla opositsioonis aktiivne, järjepidev, tõstatada kodanike probleeme ja küsimusi, see ei ole tegelikult lihtne. Palju lihtsam on sõna võtta siis, kui sa oled tegevuses ja saad tegutseda, kui opositsioonist olla nähtav ja pildis. Täna saab Ain hoopis teistsuguse rolli, ta saab käed külge panna ja päriselt hakata asju tegema. Ja minu jaoks oli oluline, et see meeskond on särasilmne, nad soovivad kõik panustada Rae valla heaks, meie omavaheline sünergia on väga hea, koalitsiooni läbirääkimised on läinud väga ladusalt, me oleme pigem leidnud üksmeelt, meil ei ole nagu mingeid suuri erimeelsusi olnud ja mina saan küll täna öelda, et meie meeskond on valmis tulema valda juhtima. Aga ma ikkagi täpsustan selle, et Raul Siem astus siis nagu Isamaasse. Ta on kohe astumas, jah. Okay. Võib-olla lisaks, et su küsimus oli, et miks nagu eksperdid ei tule nagu... No Ene-Li Niinepuu oli seal väga konkreetselt. Et rahustuseks ütlen, et Ene-Li Niinepuu võtab volikogus keskkonna ja turvalisuskomisjoni juhtimise tulevikus enda peale, nii et ta saab suurepäraselt olema enda rollis ja ekspertsust nii-öelda rakendada. Aga ma tahtsin tulla sinna tagasi, et me ei tohiks karta seda, et nii-öelda senised valla volikogu liikmed, poliitikud võtavad rolli aktiivselt vallavalitsuses. Vastupidi, nad on saanud rahvalt mandaadi nagu Ain Pökler ja tugeva mandaadi ja ma viitaks just, miks on oluline suvisele Tallinna sündmustele, kus Reformierakond üritas nii-öelda panna kokku ekspertidest valitsuse, tähendab linnavalitsuse siis ja me teame, millise fiaskoga see lõppes. Nii et ma arvan, et me peaks nagu väga selgelt seda toetama ja olema õnnelikult selle üle, et poliitikud ja kohalikud tugevad poliitikud võtavad vastutuse meie vallas. Jah, siin ütleme selles mõttes, et võib-olla see haakub ka nagu selle järgmise küsimusega natukene, et kui ma nüüd proovin kuidagi olla empaatiline, et ma lähen nüüd ütleme sellesse Rae valla Isamaa valijasse, nagu et kes on valinud Isamaa. Ja siis ma järsku avastan, et vallavalitsuses on Raul Siem, kes oli tegelikult EKRE ja siis ERK ja siis tuuakse kuskilt Jõelähtmes kandideerinud teine Isamaa poliitik ja siis ma mõtlen seda, et aga ma andsin ju Priit Põldmäele oma hääle ja üle 400 inimese andis ju Priit Põldmäele oma hääle, et selles mõttes, et kui me räägime nendest samadest nagu sellest mandaadi tähtsusest, et siis nagu mul kui Isamaa nagu valijal võib tekkida nagu ikkagi väga tugev nagu selline tunnetuslik ebakõla. Ma arvan, et Isamaa valija tahab näha, et Rae vald on hästi juhitud. See on nagu esmaprioriteet. Ja nähes, millise häälte saagi ma sain, siis ma arvan, et see on tegelikult nagu see juhi tunnetus, et oma visiooni eesmärk ellu viia, kellega ta seda koos teha saab. Ka Priit Põldmäe on tegelikult öelnud, et see on Kerli otsus ja ta on sellega nagu päri, sest ütleme nii, et see, et sa saad häälte saagilt, mis iganes, see ei eelda
see inimene ei pruugi tahta ka vallavalitsuses üldse tegelikult töötada. See ei ole olnud võib-olla tema eesmärk, et kui sa tuled kandideerima, et sa kindlasti võtad selle koha. Et siin ma murekohta ei näe ja me oleme ka varasemalt selles mõttes ju näinud, et praeguse vallavalitsuse puhul vallavanem eelmine kord ei osutunud volikokku valituks, sai 66 häält ja täna on Tarmo vallavanem, et need asjad seal alati ei pea seda otsima nagu seda kohta, vaid pigem vaatama, kuidas see meeskond töötab. Lähme nende isikutega nagu edasi selles mõttes, et kuna neid küsimusi oli, et selles mõttes, et Andrus ja Kerli, et Riigikogu valimised ja ütleme, kui Kerli on, kuidas öelda, fokusseerinud oma nendes sotsiaalmeedia postitutes ja nii edasi ikkagi ka Rae vallale, siis Andruse puhul panti nagu tähele, et ta ei tee üldse seda. Ja et kui te nüüd saate näiteks mõlemad Riigikokku valituks, et siis seal oli siis see, et kas Siemis saab uus Rae vallavanem. Ja ei, see on nagu see, need konstruktsioonid on selles mõttes, et alati nagu natukene on nagu lahedad, sest et neis on olemas ka mingi siuke poeetiline moment. Ma õiendaks nagu selle ära, et mul endal on tunne, et ma see aasta peamiselt nagu Rae valla asjadest olengi rääkinud, nagu tänagi siin podcastis, aga tõsi ta on, et jah, et ma olen poliitikas koos parempoolsete sünniga aastast 2022 ja minu südameteemad sellest ajast on olnud ikkagi majanduskasv, ettevõtluskeskkond ja riigi rahandus. Ja olen ka parempoolsete volikogus majanduskomisjoni üks juhtidest. Nii et nendel teemadel ma kindlasti räägin ka edaspidi, aga on selge, et sellest aastast on Rae vald mulle kindlasti ja Rae valla teemad väga südamelähedased ja ma kaldun küll arvama, et rohkem ma räägin nendest oma enda uues volikogu esimehe rollis enne kõike. Ma arvan, et see impulss tuli ka natukene sellest, et natuke aega vist tagasi mõned päevad ilmus see ERR-is arvamuslugu, et selles mõttes, et mis puudutas sükest üleüldist Eesti teemat, nagu, et ma kuidagi märkasin seda, jah. Esiteks, kui Andrus peaks nüüd Riigikogusse kandideerima ja sinna ka saama, siis ta saab jätkata ju volikogu esimehena. Ja. Et see ei tähenda, et me tast ilma jääme. Aga teine asi on see, et minu isiklik arvamus, et kui inimene on poliitikas, siis see tähendab, et tal lisaks võib-olla kohaliku tasandi teemadele teda huvitavad ka riikliku tasandi teemad. Et üks ei välista teist, et sa võid hoolida nii Rae valla elust-olust kui ka riigi tasandi poliitikast, et need ei tohiks üksteist nagu välistada, et sa võid olla keskendunud muidugi ainult ühtedele teemadele, aga miks mitte ka laiemalt? Ma kindlasti, Alina, arutleksin sinuga sel teemal nagu natukene filosoofilises ja psühholoogilises tasandil. Seal on minu jaoks mitu asja. Esiteks on mulle tundub see, et ma võiksin olla näiteks Rae kultuurikeskuse juhataja, aga keegi ei keelaks mul olla ka ju tegelikult näiteks Jüri kooli direktor. Kui ma selle väite välja käiksin, siis kõik vaataksid mind, ütleksid, et Toomas, sul peas soe. Nagu, et mul endal on ka see tunne, et kui miks see kahe tooli asi inimestele väga nagu ei meeldi ja miks see tekitab jällegi seda sama tunnetuslikku ebakõla on see, et neil tekib see tunne, et seda on liiga palju. Nagu, ja see tähendab seda, et ma ei tee ühte asja väga hästi ega ma ei tee ka teist asja väga hästi. Et selles mõttes, et ma ei tea muidugi, milline, minu peas on alati olnud see, et need inimesed, kes tulevad võimu juurde, tegelikult kannatavad väga suure vastutuskoorma all. Kui ma olen Riigikogus, siis minust sõltub 1,3 miljonit inimest ja nende heaolu. Kui ma olen Rae vallas volikogus, siis minu tegemistest ja mitte tegemistest sõltub 25 000 inimese nagu heaolu. Ja see on väga suur vastutus. Nagu, ja seal ma kuidagi tunnetan, et see on keeruline. Sa mõtled nüüd pigem siis seda, et mitte kaasa rääkimist, aga seda, kui oleks nii volikogu esimees kui ka Riigikogu liige. Jah, just. Selge, ja mul on ka enda arvamus selle kohta, kas seda peaks ja saaks niimoodi teha. Fakt on see, et inimeste võimekus on väga erinev. See, kuidas nad oma aega prioritiseerivad, mis nende elus veel toimub. Mul on olnud õnn või õnnetus näha inimesi, kes suudavadki teha 10 korda rohkem asju kui mina. Kas nüüd sellepärast neile nii-öelda käsi ette panna, et sa juba seal teed, ära nüüd rohkem tee.
Kas see on õige, mis minu isiklik arvamus on, see võib-olla ei olegi nii oluline, sellepärast Riigikogu on niimoodi otsustanud, et praegu selline võimalus on. Et sa võid olla volikogus, sa võid olla ka samal ajal Riigikogus. Ja vahel on üks minu hea sõber Võrumaa poliitika Anti Allas on selle väga hästi välja toonud, et see, et ta on ka volikogu liige Võru linnas, annab talle tegelikult väga hea ülevaate kohalikest probleemidest, mille eest siis Riigikogus seista. Et ta ei kaugene sellest nii-öelda oma piirkonnast ja oma inimestest. Tahate kuidagi kommenteerida seda? Jah, et võib-olla siis minu personaalküsimuse arutelu lõpetuseks ütleks kogu seda, et ma olen mul on väga suur au, et me oleme saanud selle koalitsiooni kokku ja mind on valitud volikogu esimehe kandidaadiks Rae vallas ja olen täielikult keskendunud sellele rollile ja sellele, et uus vallavalitsus saaks stardi ja ka volikogu oleks hästi juhitud. Ja võin kinnitada kõigile, et ma ei istu kahel toolil. Võib-olla saame kohe siit selle Võru näite puhul minna edasi selle kogukonna küsimuse juurde, et toetame kohalike seltside ja kogukonnagruppide tegevust, mis tugevdab ühtekuuluvust ja sotsiaalset sidusust Rae vallas. Ja seal see kommentaar oli kuidagi see, et Rae vallal tegelikult on olemas RAKS. Et ma ei hakka seal täpsustama, kuidas see oli. siis on meil tegelikult olemas see MTÜ-de toetus nagu, ja tegelikult on olemas ka kaasav eelarve. Nii et iseenesest vist protsendi mõistes, kui ma vaatan nüüd seda, et RAKS on seal kuskil 58 000 MTÜ-dele projektideks jagatakse 60 000 välja ja ma ei tea, kui palju see kaasav eelarve nüüd on, ma ei ole sellesse summasse väga süüvi. 30 000. Ehk siis 130 000 sellest 80 miljonist suurusjärk nagu, et see ei ole väga suur protsent, aga mulle tundub, et see on väga OK ja RAKS on väga intelligentne disain. Et see väga paljud kohalikud omavalitsused võiksid võtta tegelikult nagu sellest. Absoluutselt, jah. RAKS lihtsalt olgu siis öeldud, et Rae valla Alevike külavanemate selts tegeleb sellega, et sädeinimesi, aktiivseid külaelanikke toetada, et kogukonna elu edasi viia ja parendada. Aga meie mõte selles koalitsioonilepingus oli ka paljuski see, et toetada erinevaid algatusi ja ütleme soodustada seda, et inimesed, kes soovivad oma külaellu panustada, saaksid projekte kirjutada. Sageli nüüd on ka kohaliku kopi nii-öelda nõuetes sees, et on vaja vallavalitsuse lubasid, kinnituskirju, et meie oleksime ise ka kiired reageerima nendele nii-öelda, mitte andma kala, aga õnge küll, eks ju. Et siin nagu hea partner ise ka nendele MTÜ-dele nendega kaasa mõtlema, toetama arengukavad. Olen ise selle protsessi oma külaga läbi teinud, tõesti liidab küla ja jällegi selline vajalik asi, et kuhu vaadata ja see annab ka vallale sellist suunda, mis on külade vajadused, siia alla kogu elanikkonnakaitse teema, mis on meile ühiselt südamelähedane teema, millega tegeleda. Et need on kõik need teemad, mille läbi me tegelikult saame võimestada ja olla ise head partnerid. Seal on tõesti väga oluline see näiteks, et kui tahta teha mingi suuri projekte, et siis need asjad ka kuidagi jookseksid valla enda nagu arengukavades, nagu, et see on, et näiteks ongi, et taotled raha mingi kogukonna maja nagu asja jaoks, aga siis vaatad, et vald ei ole ise endagi prioriteetidesse seda pannud, et miks see mingi fond peaks seda nagu rahastama. Laululavad või mingid sellised, millest inimesed tunnevad puudust. Laululava. Et läheme kogukondadega edasi. Need etapid nüüd siis, Vaida ja Lagedi. Et see, ma saan aru, et Lagedi projekteerisime lõppfaas ja 2026 peaks siis hakkama esimese etapi ehitus. Et kas see kuulub natukene nende investeeringute alla, et te peaksite vaatama sinna eelarvesse sisse ja sealt saama siis need juba detailid? Ja vaata, praegu meil ei ole ka seda teadmist, et millega on lepingusse mindud ja mis seal täpselt kõik kirjas on, eks ju, et siin meil on väga raske kommenteerida praegu. Ja et kõik kuulajad ja vaatajad aru saaksid siis, et tõesti, et me oleme täpselt sama hästi informeeritud kui iga teine vallaelanik, et me oleme kursis valla interaktiivse eelarvega, me oleme kursis kodulehelt eelarvestrateegiaga, me oleme kursis valla arengukavaga, aga kõikide lepingute dokumentidega ja detailidega me saame siis tutvuda, kui tõesti uus vallavalitsus on ametisse kinnitatud. Ja, hetkel neid volitusi meil lihtsalt ei ole praegu. Toetame noorte volikogu
projekte, noorte oma ja rahvusvahelisi algatusi. Mulle tundub, et ütleme, mis puudutab selle siukse, kuidas nimetada, formalistliku noorsootööga, siis meil on kõik hästi. Et tegelikult rahvusvahelised projektid toimivad, noorte volikogu toimib. Ma ei ole muidugi selles mõttes väga sinna sisse nagu läinud, et sinna süvitsi, et ega ma ei tea nagu tegelikult, mis seis meil üleüldises plaanis noorsootöö on, aga teie seal koalitsioonilepingu vaade oli tegelikult toetada ja jätkata seda, mida nad teevad. Mulle ka väga meeldib, et noorsootöökeskustes on meil ju ka välismaalt käivad inimesed ja kõik see on selline minu meelest tore praktika, mis noori tõmbab ja saavad keelekümblust teha. Just. Raekoja koolimaja hakati juba kuidagi planeerima seda ühist veevärki ja siis tuli välja, et naaber tegelikult väga ei ole nõus sellega, et tema maa pealt see kõik läbi jookseb ja ma arvan, et see järgmine küsimus on saadetud ilmselt Patikalt, et millal siis nagu, et sellest nad väga ilusasti nimetati, Patikali nii-öelda seeneriiki tuleb kanalisatsioon, ühisvesi ja millal. Et seal, no see jälle ilmselt kuulub nende samad infrastruktuuri nagu selles mõttes, et alla ja et ütleme, et see tahe on, kui see võimalus ja võimekus vallal on nende teemadega edasi liikuda. Aga sellest on hästi pikalt räägitud, on ju? Jah, tõesti. Okay. Ja ma ei tea, mulle tundub, et me hakkame nende küsimustega jõudma siia sellesse viimasse punkti, millega Reformierakond kaotas valimised, maamaks. Mis sellest maamaksust nüüd siis saab? Et kui te nüüd, laseme nüüd selle kõik läbi, et Vabariigi valimiskomisjon on selle ära otsustanud ja et kõik need tiitlid on antud nagu, et see, mis need järgmised sammud on? Jaa, et mis me oleme tõesti koalitsioonis kokku leppinud, et asi on erakordselt selge 27. aasta maamaksu osas, et koalitsioon on otsustanud, et me rakendame kodualuse maa soodustust, mida seadus võimaldab ja mida senine Reformierakonna juhitud vallavalitsus ei ole teinud. Ja see on oluline ka selles vaates, et tõesti, et hinnata ühelt poolt valla elanikke, nad on rajanud siia kodu, aga teiselt poolt see on ülioluline ka valla eelarve vaates, et me ei kaotaks tulevikus füüsilise isiku tulumaksu, mis on lõviosa valla eelarvest, ehk järgmise aasta 75 miljonist 49 miljonit tuleb füüsilise isiku tulumaksust. Nii et uus koalitsioon seisab tõesti sellest, et meie siin elav elanik oleks ka kirjutatud siia sisse ja loomulikult tarbib siinseid teenuseid ja on loogiline, et see füüsilise isiku tulumaks peaks ka siia Raevalda laekuma. Aga vastuse teine pool on tõesti 26 aasta, kuna senine Reformierakonna vallavalitsus seda ei kehtestanud järgmiseks aastaks ja selle seadusandlik tähtaeg oli 1. oktoober. Nii et uus koalitsioon on kokku leppinud, et me otsime võimalust vajaduspõhiseks kompenseerimiseks kõigile valla elanikele, kes siis selle aasta lõpu seisuga elavad siin, on siia sisse kirjutatud. Milline see toetusskeem täpselt saab olema või kompensatsiooniskeem, et sellele me vastaksime ka pärast seda, kui uus vallavalitsus on ametisse saanud. Jooksis ka läbi nendes küsimustes, mäletan tegelikult see lastele see mingi söök, õhtusöök. See oli huvitav küsimus ja tegelikult tuli sellest, et meie koalitsioonilepingus oli toidukappide rajamise mõte haridusasutuste juurde, kus täna koolidel jääb toitu järgi ja miks me selle toidu ära viskame, kui me võiksime selle panna kappi ja need lapsed, kes seda soovivad või miks mitte ka täiskasvanud saaksid selle kaasa. Ja sealt tuli see õhtusöögi mõte. See on väga hea idee. Tegelikult üks kapp on meil olemas ja minu arust oli see, ma ise ka kuidagi vaatasin, et okei, see on, et neid tegelikult võiks teha igale poole. Nagu jooksutame neid summasid natukene siin, et lasteaedade kohatasu ja seal 600 000 ja maamaksu tagasimaksmised 1,1 miljonit ja järgmine aasta eelarve aasta saab olema vist päris keeruline. Tõsi. Saab küll. Et praegune vallavalitsus on nii-öelda enda poolt kinnitanud selle vallavalitsuses eelarve
ehk siis me saame seda nüüd muuta. Ja selle info pealt see on üsna lühike ajaraam, mille osas me peame need otsused tegema. Nüüd ma hakkan nagu sellist manipulatiivset juttu ajama. Et see manipulatiivne jutt on see, et kuna meil olid väga suured kärped, kas me saame natuke raha tagasi ka või? Et ma saan aru muidugi, et ei, see on, ei. Noh, et lihtsalt, aga põhimõtteliselt, et kas seal võib olla see nüüd, et näiteks, et me vaatame koos abivallavanema ja vallavanemaga uuesti need kärped üle, mis tehti? Ütleme, et need otsused, mis viimastel nädalatel tehtud on, me vaatame kindlasti üle. Et kui kaugele need kärped ulatuvad, see on selle eelarve raames tehtud otsused, jah? Ja. Okei. Ja minu viimane asi, nüüd see on minu küsimus on nüüd see, nüüd on nagu päriselt ka minu küsimus, et teised küsimused inimesed küsisid, kes sinna nende postituste alla ja siis mulle Messengeri kirjutasid, aga minu küsimus on see, et me oleme kõik ilmselt elanud siin Jumala päikese all mingi teatav aja ja me oleme teinud mingid tähelepanekud. Ja need tähelepanekud on need, et iga kord kohaliku omavalimiste ajal räägitakse sellest, et võim on võõrandunud, et ta on läbipaistmatu, ta on võib-olla isegi natuke kergelt korruptiivne, et väga asjad on nagu halvasti ja siis, kui see opositsioon lõpuks saab nagu võimule, ja siis et opositsiooniga ei räägita ja nii edasi, siis nad muutuvad täpselt samasuguseks ja järgmise 4 aasta pärast seesama, kes oli võimul, langes opositsiooni, räägib valimiste ajal umbes samasugust juttu, et nad on võõrandunud, nad ei suhtle, ei kuule üldse opositsiooni, et see kõik on läbipaistmatu asja, mis kord on aeglane, et see nii edasi. Ja minu küsimus see, et võib-olla see võimusse endas on sisse kirjutatud mingi selline, kuidas öelda, natuke demoraliseerib nagu moment või, et kõigepealt on 1300 häält, ma olen ilmeksimatu. Kõik asjad, mis ma nagu siin ütlen praegu, nagu et nii on, nagu et sellest. Siis see kriitika teema, et seal on mõttes, et ometigi ei saa ju tulla sealt midagi head. Nagu et sellest. Kui keegi midagi ütleb näiteks, et meil on selline parandusettepanek, olles ise opositsioonis on ju, ei saa ju olla niimoodi, et Kerli, et isegi kui sa teed, ma ei tea, 50 parandusettepanekut on ju, et kõik on täiesti valed on ju, või kõik on nagu täiesti mõttetud. Midagi peab ikka ju olema. Üks asi, 2, 10. Viimati ei olnud ju. Ja viimati on, et olete te mõelnud, et miks see nii läheb, nagu et selles mõttes, et see kipub niimoodi minema, see on mingi muster, mulle tundub, nagu, või ma eksin, te võite öelda mulle, et ma eksin ka. No vaata, siin tuleb ikkagi vaadata, et Reformierakond on üksipikalt, selles mõttes ta on olnud võimu juures nii kaua, meil ei ole sellist heitlikku perioodi ju olnud. See on nüüd nagu uus kogemus ja ma arvan, et Keskerakond on varem ka oli opositsioonis, tema teab täpselt, mis tunne see seal olla on, Reformierakond ei tea. Eks me näeme, kuidas see on. Ja pettumus on ka kindlasti suur. Muidugi praeguses etapis neid kaasata, kus nende eelarvestrateegia eelarve, see ongi nende nägu. See on väga nende nägu, nende valijate nägu. Nüüd me seda nii-öelda kohandame ja ju muudame selle järgi, et see oleks meie koalitsioonilepingu nägu, see on laiapõhjalisemalt erinevate valijate nägu. Aga edaspidi siis konstruktiivne kriitika ja mõistlikud ettepanekud selleks aruteluks ma olen igati valmis ja me oleme nagu, ma olen ka opositsioonis olnud avatud neid teemasid arutama, aga lihtsalt jah, ei ole seda tahet olnud. Miks ka filosoofiline? Võib-olla jah, et pigem see suur häälte hulk ei tee mitte ilmeksimatuks, vaid pigem alandlikuks, et see on usaldus, mis on meile antud ja seda vastutust vastavalt selle usaldusele me ka kanname. Aga võib-olla kellele lisada, et tõesti, et kui erinevalt senisele praktikale, et kui ikkagi opositsioonist peaks tulema ka häid ettepanekuid, me kindlasti neid kaalume ja arutame ja kindlasti me ei lähtu senisest praktikast, et kõik opositsiooni ettepanekud peaks tagasi lükkama.
kui filosoofiliselt arutleda, siis minu arvamus, isiklik arvamus on see, et kõik sellised tippjuhtide positsioonid tegelikult mingil määral vajaksid vahepeal rotatsiooni. Inimesed ei saa töötada terve, ma ei tea, 20 aastat järjest ühel ja samal nii-öelda võimsusel. Et see, et inimene vahepeal astub ühest positsioonist tagasi, töötab kuskil mujal, see annab talle just väga palju juurde. See, et kas on selline nii-öelda paratamatu haigus, et kui saad võimule, siis muutud selliseks nagu kõik teised poliitikud, nagu öeldakse. Tegelikult on ju näiteid vastupidisest olemas. Mina tean ka ühte Tallinna linnapead, kes oli seal aastal 2006 äkki, kes väga julgelt tõigi opositsiooni esitatud ettepanekud ka lauale, linnavalitsuse lauale, kuigi nad olid ka samamoodi ainuvõimul, siis neid arutleti ja statistiliselt nüüd ei oska öelda, mis see protsent oli, kui palju neid ellu viidi. Et tegelikult saab küll niimoodi. See, milline on meil Eestis laiemalt poliitiline kultuur, eks see tuleb väga palju sellisest ka, et kui palju meil üldse poliitikud muutuvad, kui palju tuleb uusi poliitikuid peale. Et kui näiteks meie nii-öelda kõrgemates võimuasutustes on siis valitsus või Riigikogu, on valdavalt ühed ja samad inimesed suuremal määral, siis väga lihtne on nii-öelda uutel tulijatel sinna kultuuri sisse sulanduda lihtsalt. Et võib-olla kui seda vahetumist oleks rohkem uusi inimesi, võib-olla tuleks ka neid teistsuguseid käitumisi juurde. Praktika muutust. Just. Noh, muidugi see näide aastast 2006 ja ühte tean, see kuidagi on nagu see erand, mis kinnitab seda reeglit. Tallinnas on neid linnapäid lihtsalt nii vähe olnud. Et kui nüüd 4 seast valida, siis üks on juba 25%, eks ole. Ei, ma lihtsalt kuidagi enda jaoks olen nagu tähele pannud seda, et see kuidagi see retoorika on kogu aeg siuke, et kõik nagu kuidagi räägivad sellest ja siis nagu mingil X hetkel vaatad, et neid samu tüüpe süüdistatakse nendes samades asjades. Et seal on nagu see, et siis ma nagu mingi X hetkel enda jaoks mõtlesin, et huvitav, kas on nagu mingi muster ja et see võimu juurde minek tähendabki nagu põhimõtteliselt see, et sa oled kohe nagu selle mustriga nagu seotud, et sa ei saa ise midagi enam sinna teha, see kontrolli enam seda nagu, sest et ma saan teist ka aru, et esiteks isegi see, et me siin istume praegu, ütleme, kui me nüüd paneksime maailmavaate ka siia veel juurde, Isamaa, parempoolsed, sotsiaaldemokraadid nagu, et see maailmavaateliselt, tule jumal appi, et selles mõttes, et ja seal on nagu, et seal on väga palju, ütleme, võib-olla sellised maailmavaatelisi nagu, ütleme, tunnetuslikke jälle sellised ebakõlasid, et mingis plaanis. Kohalikus poliitikas see ei oma nii palju tähtsust, et selles mõttes, et see on pigem, sest et teie ei kehtesta siin maksupoliitikat, ega nii edasi. Aga lihtsalt jah, et seal tekib nagu, mul nagu see küsimus. Tahate minu käest midagi küsida? Et hea võimalus minu käest ka midagi küsida. Mis ma kogu aeg teie käest pean mingid asju küsima? No kuidas kodanikule kõrvaltvaatajalt tundub, et mulle kodanikuna? Kas te olete ootusärevad? No selles mõttes, et me peame neid märksõnu vaatama, et märksõna on see, et Isamaal oli muutus, parempoolsetel oli vähem makse, sotsiaaldemokraatidel oli siis näoga inimeste poole või igaüks loeb raamatuid. Ja igaüks loeb raamatuid, nii et see väga hea. Ja eks mul tegelikult kodanikuna ootused ongi võib-olla sellised ja ka allastuse juhina, et toimuksid muutused, ilma et ma teaks, mis need tähendavad. Sest et hiinlastel on üks vanasõna, kui sa soovid kellegile midagi halba, siis soovid, et ta oleks huvitaval ajal. Huvitaval ajal on hästi palju muutusi. Nii et vähem makse, eks loodame, et Rae valla inimesed saavad selle maamaksu miinimummäära ja mis puudutab igaüks loeb, täiesti nõus, et kõik inimesed loevad. Aga loodame, et see ei jää siis selliseks, kuidas öelda, loosulikuks sõnakõlksuks. Nii et see, mis te nagu selles mõttes siin kolmekesi praegu esindate, ongi väga hea.
et kui te selle nüüd, selle idee nagu selles mõttes, et kuidagi ära vormistate, siis mina ütlen, et järgmised 4 aastat saab olema väga põnev. Ma küsin kultuurivaldkonna kohta. Et mis on sinu ootus uuele koalitsioonile, et mis kultuurivaldkonnas on see üks suur asi, mille Rae vald võiks ära teha või mis võiks Rae vallas toimuda? Mina tahaksin tegelikult, ma tahaks 2 asja, et ma tahaksin uut kultuurikeskust ja ma tahaksin väliplatsi, kuhu mahub 100 000 inimest, et mul ei olegi tegelikult rohkem soove. Et 2 tagasihoidlikku soovi. Aga mida ma nagu, kuidas öelda, mida ma inimesena või kultuurikeskuse juhina soovin? Et selles mõttes, et võim võiks võimalikult vähe sekkuda kultuurikorraldusse. Rohkem ei soovi midagi. Ehk siis, et kultuurikorraldus ei peaks olema ideologiseeritud. Ja ma pean siin täiesti siiralt tänama Reformierakonda, et nad heas mõttes on mul lasknud teha, mida ma tahan. Et nad on lasknud mul olla loominguliselt vaba, sest vabadus on väga oluline nagu mõõdik. Nii et vabadus ja siis suur kultuurikeskus ja siis see 100 000 inimest võtab plats. Rammsteini kontsert ikkagi tuleb. Rammsteini kontsert tuleb. Mina täiesti usun seda. Või siin Morrissey. Vastavalt maitsele. Et sellest, et nii. Aga ma ei tea, meil on vist kõik või? Aitäh teile ja ma soovin teile jõudu tööle. Et 2026 saab olema väga raske. Tegelikult inimestel ongi väga raske, ühiskondlik ärevus on päris suur nagu, et ja teie peate praegu tõesti olema siis heas mõttes need verstapostid, nii et jõudu teile. Aitäh! Aitäh!